Tere taas, minu nimi on Daniil ja täna vaatame teiega koos üle ühte kaamerat Color Vue seeriast. Siin võite näha siis selle kaamera seerianumbrit ja see tuleb kindlasti ka video lõppu. Color Vue seeria kaamerate suurimaks eeliseks teiste kaamerate ees on see, et see filmib öösel värvilist pilti. Antud kaamera tuleb kahes erinevas resolutsioonis, 2 megapikslit ja 4 megapikslit. Samuti on võimalik saada ka versioon, kus on olemas audio. Nagu ka teistel uutel kaameratel on sellel olemas H265 videotihendamise standard, mis siis lubab suuremat kvaliteeti panna väiksemasse mahtu. Tänu Wide Dynamic Range tehnoloogiale filmib see kaamera ilusti ka vastu valgust. Kaamera vastab IP67 standardile. Eest võime näha, et sellel kaameral on olemas 2 LED-valgustit. LED-id siis näitavad valgust kuni 30 meetrit. Nagu ka kõik teised uued kaamerad, toetab ka see PoE funktsiooni, ehk siis te võite kasutada ainult internetijuhet selleks, et anda nii toidet kui ka internetti sellele kaamerale. Muidugi on seal olemas ka toitekaabli pesa eraldi. Kaamera alt leiate reseti nupu ja mälukaardi pesa kuni 128 GB. Lisadest, mida see kaamera oskab teha, on näiteks arusaamine, kui mingi objekt oli ära võetud, arusaamine, kui keegi ületab joone, samuti ka vastupidi, kui mingi objekt tekib kaamera ees. Muidugi sellel kaameral on olemas ka liikumisandur. Täna teeme mitu erinevat katsetust, nii öösel filmimine, päeval filmimine, pakendi äratundmine. Kõrvale paneme mitte Color Vue seeriast kaamera ja võrdleme pilti. Õues on praegu päikesepaisteline ilm, kaamera filmib siit samast aknast ja nüüd näete siis pilti kaamera. Selle kaameraga saab samamoodi kasutada ka HiConnect äppi, sest sellega saab ühendada Wi-Fi'ga. Nüüd vaatame sellist olukorda ka, et kui keegi tahab meile siia ette miskit panna, mingit pakki, mida me ei soovi. Vaatame, kuidas ta reageerib. Nagu näete, kaamera tuvastas karbi ära ja hakkas filmima. Siis kui pimedaks läheb, testime siis ülejäänud asjad, milleks on siis joon ületamine ja värviline öörežiim. Võrdluseks kasutame ka teist kaamerat, kus ei ole sellist funktsiooni. Õues on lõpuks pime ja nüüd proovime ka joon ületamise funktsiooni. Vaatame korraks ka mitte sellest seeriast kaamera pilti öösel. Ma arvan, et neid kahte kaamerat ei anna võrreldagi. Aga tänaseks ongi kõik, aitäh, et vaatasite ja järgmise korrani!